Kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tõns, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! Tänases saates me murrame müüte, kõiki neid hirme ja kohti, miks inimesed tegelikult ei julge ennast mingil viisil liigutada. See on saade, mis ma arvan on oluline kuulata nii sinul, sinu vanaemal, sinu sõbrannal, sinu tütrel, mehel, kõikidel, kellel on olnud mingisuguseid liigese või lihase valusid, seljavalusid, ühesõnaga kõiki selliseid kohti, mis võib-olla täna teevad nad liikumise suhtes natuke tundlikuks. Nii et saade, mida peab kuulama absoluutselt iga inimene Eesti Vabariigis. Nii et mõnusat kuulamist. Ja minu saatekülaliseks on Taavi Metsmaa, keda mina hakkasin mingi hetk jälgima lihtsalt tänu sellele, et see, kuidas Taavi oma sisu edastab, on nii värskendav, nii aus, humoorikas, teaduspõhine, kogemuspõhine. Taavi on siis PERHis ja Sporto Medicas füsioterapeut ja ma saan aru, et ka väga hea juhendaja ja ka õpetaja. Nii et vaatame siis, kuhu Taavi meid täna juhendab ja õpetab. Tere! Tervist! See on nii naljakas sõna, see jälgima, et kuna mul enamik inimesi on hästi eakad, kellega ma nagu töötan, siis nemad alati räägivad, et kui noored räägivad, et ma jälgin kedagi, et siis nende nagu vaates tundub see, et põõsast piilun kedagi kuulsalt. Aga ma põhimõtteliselt ju piilungi sind peaaegu põõsast. Nii nagu võõras neile. Aga Taavi, alustame võib-olla sellest, et kes sa oled, mis sind viis füsioteraapiani, mis sind täna seal endiselt nii kirglikult hoiab, sest seda kirge on minu arust igas sinu postituses nii lahedalt näha. Et jaga oma lugu natuke. Jah, ma olen füsioterapeut, ma olen seda tööd teinud juba siis 17 aastat, pluss veel siis äkki nüüd 20 aastat kooli astumisest põhimõtteliselt saab nagu täis. Ja kes füsioterapeut on? See ongi inimene, kes tegelikult tegelebki liikumisega. See eriala on enam-vähem sarnaste alustaladega näiteks kui pilates, et pilates ja füsioteraapia on väga paljudes lõunamaades hästi tihedalt seotud, et kui pilates teinekord või esmalt leidis mingi treeningviisi, kuidas treenida inimesi, kellel pärast sõda on tekkinud mingi puue. Et samamoodi siis Rootsist. Rootsis see eriala oli nimetusega sjukk-gymnast, mis otsetõlkes peaks tähendama haigete treener. Et see nagu justkui nagu minu arust väljendab või seda tööd, mida me teeme tegelikult kõige paremini. Et me teame, et kehaline aktiivsus ja erinevad harjutused aitavad siis just erinevate vigastuste taastumise järgselt väga palju nagu kaasa. Ja füsioterapeut on siis see spetsialist, kes nagu vastavalt vigastuse iseloomule saabki nagu juhendada inimest või siis kui neil on mingi muu tervisehäda, siis ka kehaline aktiivsus on seotud väga suurte nagu tervise kasuteguritega, et juhendab seal, kuidas leida siis enda viis, kuidas turvaliselt ja tõhusalt liikuda. Ja mitte ju tegelikult ainult vigastuste osas, aga ka siis ma saan aru, tegelikult sa oled seda oma kanalis ka jaganud, et inimeste kehad ongi erinevad ja kõik kõlad ei pea olema sirged ja nii edasi, on ju. Et aga ikkagist füsioteraapia ju aitab väga palju ka seda, et kui ikkagist mingisugusest keha hoiakust või sundasendist on ju sõltuvalt sul on ma ei tea, mingid vaegused, et siis kuidas nagu mingisugust lihast või kuidagi asendit siis on ju paika loksutada? Jah, meil on eriala, kui me vaatame, siis on, see eriala on pidevalt arengus. Tundub, et viimasel hetkel ongi nagu see areng sinna suunas, et me näeme, et kehalisel aktiivsusel on hästi universaalsed efektid. Et tegelikult olenemata, kes sa oled, milline sa oled, liikumisel on kasutegur ikka, et me peaksime nii või teisiti liikuma. Hästi palju meie nagu erialas oli kuskil 90-ndatel, kus mina ka õppisin teinekord veel või puutusin füsioteraapiaga ise nagu kokku, oligi hästi tugevalt see rüht sees, et siis me nagu andsime harjutusi rühi korrektsiooni nagu eesmärgil,
aga aeg on nii palju edasi läinud tegelikult, et me teame, et hästi palju sellised rühivead ei olegi vead, vaid nad on lihtsalt inimese eripärad, et mõnel inimesel lihtsalt ongi luustik teistsuguse ehitusega ja nagu luude ehitust muuta harjutustega, et noh, kui loogiline see on, et see ei ole väga loogiline, et see ei pruugigi muutuda. Kui inimesel on mingi vaevus, et mingi valu näiteks, siis me teame, et väga paljud valud ja rühi eripärad on pigem nagu kokkusattumus, mitte alati nagu see põhjus, miks see näiteks valu on. Et mina näen küll oma klientidel, et kui mingi valu on tekkinud, siis hakatakse otsima alati hästi palju strukturaalseid põhjuseid, et siis võib-olla tuleb meelde, et kunagi keegi on mulle öelnud, et mul on üks õlg kõrgemal või kuidagi piltide pealt näen, et mul on kuidagi pealongus, et seal nagu on hästi kerge nagu tekkima see seos, et rüht ongi minu nagu võib-olla valu põhjus, me otsime nagu valule mingit nagu reaalselt nähtavat asja, milles seda valu süüdistada, aga valu me tegelikult ei näe ja pigem ongi see kokkusattuvus. Kuidas me seda teame? Me näeme, et inimestel, kellel on väga palju rühi eripärasi, nendel ei ole ka valusi. Ja nad tegelikult on väga kõrge suutlikkuse tasemega. Soovitan kõigile, kes ei vaadake paraolümpiat, et seal on inimestel väga tugevaid selliseid füüsilisi eripärasid. Nad on kõik kehaliselt aktiivsed, teevad väga kõrgel tasemel nagu sporti, et keha, kui sul on mingi nagu luustiku eripära, ei ole selles suhtes katki, et sa saad ikka nagu liikuda, sa lihtsalt peadki nagu leidma nagu võimaluse, et ma natukene üritan sellest nagu meie eriala nagu füsioteraapia eriala nagu välja tuua sealt, et inimene käib ainult selle tõttu füsioteraapias, et rühti parandada, et on palju teisi põhjuseid selle juures ka. Aga ma näen, et see on ikka nagu sees, et alati kui keegi kuuleb, et Taavi tuleb füsioteraapia, tuleb, siis kõik nagu ajavad kohe selja sirge. Tegelikult ei ole vaja, et sa võid ennast oma kehas tunda hästi nii, nagu sa oled. Nii lahe. Kuna Taavi ei tea absoluutselt, kuhu ta tuli, sest ta ei tea terviseprogressist mitte midagi, siis Taavi ei tea ilmselt, et mina olen tegelikult erilise nii-öelda kehaehitusega, nii et ma olen siuke elav näide sellest, et tegelikult saab väga hästi kõike teha, mis siis, et nagu ei ole võib-olla jah, ei ole nagu päris nii-öelda standard mõõtudes kõik asjad. Aga mis sind, sa ütlesid, et füsioteraapia on kogu aeg pidevalt arенemises. Mida sa selle all siis mõtled, mida siis täpsemalt siis täna nagu, kas see on siis see, et vanu müüte kummutatakse ümber või lihtsalt nagu osatakse vaadata teise külje alt, ma ei tea, teha uurimustöid või mis see on siis, mis seal nagu see viimane on hästi nagu tõene. Väga paljud sellised skeleti-lihassüsteemi nagu valusi ja asju on meditsiini poolt, mis nagu on hästi tõenduspõhine, tegelikult vähe uuritud. Et hästi palju ressursse pannakse kõikidele teistele tõsistele haigustele. Skeleti-lihassüsteemi meditsiinis me oleme rohkem olnud väga nagu kogemuspõhised, et juttude või mingi seoste leidmise põhised, meil on nagu mingi loogilist mõtlemist nagu üritatakse ka nagu tuua, aga viimasel ajal just, ma ütleks, et viimase võib-olla, kui ma siin vaata ringi juba siin 20 aasta jooksul, ma ütleks, et viimase 10 aasta jooksul on just nagu tõenduspõhisus hästi nagu populaarseks saanud ja füsioterapeudid on nagu sõbrad selle tõenduspõhisusega ja sealt uuringud tihtipeale näitavadki, et võib-olla need vanad arusaamad, mis meil olid, et need ei ole väga kasulikud ja ma ise tunnen näiteks ka, et kui ma tollel ajal koolist välja sain, siis võib-olla mõned asjad, mis ma patsiendile ütlesin, võib-olla isegi olid natukene esiteks valed, aga teiseks ka võib-olla suurendasid mingit hirmu, miks võib-olla lõppkokkuvõttes inimene kartis rohkem liikuda. Et siis nagu endal on ka mingi motivatsioonitunne nagu uurida ja uuesti nagu ümber kujundada see, et nüüd, kui meil see teadus on, et siis me saame nagu juba kontrollida erinevate uuringute nagu vältel, et mis on siis tõene, kus mingid nüansid, kus näiteks rühtika on oluline, et mõnes võib-olla kõrges eas või noorukeas, kus skelett kasvab, me ikka peame seda nagu jälgima, aga võib-olla teistes situatsioonides see, kuidas sa näiteks kontoris istuta, ei ole nii oluline, et sealt tulevad need nüansid kooruvad nagu välja, et selles suhtes on suur nagu buum või areng toimunud meie erialas. Ja hea on sellega kaasas käia, et me näeme ka, et füsioteraapia alas on ka järjest rohkem kooskäimisi, konverentse, podcast'e, kõike nagu muud, et siis nagu erialaspetsialistid saavad nagu selle kaasaegse lähenemisega kaasas käia, et inimesi võimalikult hästi aidata ja võimalikult tõest juttu neile nagu edasi anda. Kindlasti igas erialas, see ei ole ainult füsioteraapias, on ka musti lambaid, kes kuskil ei käi, teevad vanaviisi edasi nagu lihtsalt teevad vanaviisi edasi, kus nad siis võib-olla neid samu vanu müüte veel üritavad edasi nagu
viia, aga see on nagu inimesele väga raske, et kui ta käib erinevate füsioterapeutide juures, ta võibki näha, et ta tänapäeval näeb veel väga sellist vastukäivat infot teinekord ja võib-olla isegi suurendab tema seas ja peas segadust, et siis võib-olla ka puhtalt see, et ma näiteks jagan sotsiaalmeedias, aitab võib-olla natuke sellist segadust ka nagu klaarida, et kus on näiteks mingi asi oluline, kus mitte. Muidu ju öeldakse, et kui midagi uut avastatakse teaduses või lükatakse mingi vana teadmine ümber, et siis läheb vähemalt 10 aastat, kuni see jõuab meditsiini. Isegi rohkem võib-olla. 17 aastat oli vist vähemalt füsioteraapia erialas, ma mäletan. Et kuidas et sa tegelikult tajud, et see on ka füsioteraapias ja niimoodi, isegi kui meil on Eestis selline tegelikult ju võiks ju eeldada kõik eeldused loodud selle jaoks, et see kommuun füsioterapeute hoiab kokku, jagab infot, on ju, et siin on nagu nii palju lihtsam see nagu omavaheline suhtlus, et ikkagist see uus teadus ei jõua väga kiiresti. Järjest rohkem jõuab, sest minu arust see sotsiaalmeedia üks suur pluss ongi see, et info levib märksa kiiremini. Ma näen ka oma näiteks noori kolleege, ta teeb mingi postituse mingil teemal või mingist uuringust, mida ma pole näinudki, et ta on ise selle lugenud, teeb nagu lühikokkuvõtte ja mul on nagu hea juba sealt õppida. Et ma üldjuhul jälgingi hästi palju nagu oma sotsiaalmeedias neid inimesi, kellelt ma nagu hästi palju saaksin õppida, mingit nagu väärtust, et siis et ma tunnen, et see info levik järjest paraneb. On ka mingi selline nagu arvamusartikkel kuskilt nagu tulnud, et kui sa ütled, et sa oled nagu tõenduspõhine kui selline, et see teadus, mis võib-olla on nagu praktikasse jõudnud, siis see võib isegi ajast maha jäänud, et me peaksime olema hästi tugevalt nagu teadusest inspireeritud. Et sa loed tegelikult kogu aeg juurde ja sa ei pea nagu ootama, kuni võib-olla mingi asi alati ka näiteks mingi ravijuhisesse või praktikasse jõuab. Väga paljusid selliseid väikseid asju sa saad juba kohe tegelikult praktikasse rakendada. Lihtsalt tuleb leida viis, kuidas selle uuema kirjandusega kursis olla. See on kindlasti üks probleem, eriti teatud kohtades meie erialal, et füsioterapeudil on ka väga palju tööd, väga palju patsiente teatud keskkonnas, et ei olegi nagu alati aega nagu endast kursis hoidmiseks, et siis tuleb lihtsalt leida enda viis, kuidas kursis olla. Mul õnneks on nagu nii palju vedanud, et esiteks mulle meeldib ka vabal ajal väga palju juurde lugeda, aga on ka tööaja sees nagu planeeritud mingi nagu aeg, kus me saame kolleegidega arutada, kui keegi käib kuskil konverentsil, mida ta õppis seal, et siukseid asju, mida me näiteks saaksime kohe rakendada nagu tööle panna. Aga kellel ei ole vedanud, see peabki rohkem nagu leidma võimalusi enda nagu kursis hoidmiseks. Sa ise ütlesid, et sa oled ise nende aastate jooksul väga palju õppinud ja mingeid asju täiesti ümber õppinud. Et mis on võib-olla need teemad siis, mis sa ei saa rääkida kõikide füsioterapeutide eest, aga ilmselt sa ikkagi nagu kuuled seda, et mis on endiselt võib-olla need teemad, mis inimeste kõrvus kõlavad kui tõde, aga mis täna me teame, et tegelikult enam ei ole. Mis sulle meenub? No neid on hästi palju. Üks ongi see rüht. On väga populaarsed näiteks veel siis natuke kõrvaleriala juures manuaalteraapiates sellised teooriad, et valud hakkavad sellest, et sul on mingi grupp lihaseid pinges, näiteks rinnalihased pinges ja ülaselg nagu nõrk, et justkui nagu lihasjõu ja lihaselastuse eripärad tõmbavad su rühi nagu paigast ära. Seal on uskumatult halb korrelatsioon, et sul võib olla tegelikult... Juures ma alles kuulasin ühe eksperdi käest. Ja, seal on uskumatult halb korrelatsioon, et tegelikult kui sa hakkad lihasjõudu hindama ja vaatad, kui palju näiteks lihased üldse osalevad rühi hoidmisel, siis nad on oma maksimaaljõust võib-olla ainult 3-5% tööl, ehk siis lihasjõud ei ennusta seda, millise rühiga sa oled. Sa võid olla üldiselt treenimata inimene ja sul on ideaalne rüht, sa võid olla väga tugevalt trennidega, väga tugevate lihastega, väga hea liikuvusega inimene, isegi hüpermobiilne, sul võib ikka endiselt olla nagu, ma ei tea, langusõlad, et see nagu ei ole kuidagi tugevalt nagu seotud. Siis teine on, kui me siin juba selle teema juures oleme lihasjõu juures, siis tihtipeale näiteks seljavalude korral käib ikka läbi see, et nõrgad korsetilihased on seljavalu nagu põhjuseks. Aga kummalisel kombel, kui me jälle loeme, siis see paneb nagu meie nagu mõtlemise proovile. Seljavalu on sama sage atleetide seas kui tavainimeste seas. Atleedid, kellel on väga tugevad lihased, väga tugev korsett, isegi objektiivselt mõõdetud, neil võib samamoodi selga mingil hetkel valutama hakata, ägeneda väga tugevalt, neil võib ka kroonilist seljavalu olla,
ehk siis lihasjõu eripärade tõttu me ei saa ka ennustada alati valusi. Ja mul on ka inimesi, kes ongi väga nõrgad, aga selge ei valuta. Et nad lihtsalt ei armasta trenni teha, aga igapäevaelus nagu saavad ilusti nagu muude asjadega tegu. Et võib-olla sellised asjad, eks seal kindlasti koorub veel asju, et vanasti näiteks olid ka süvalihaste teooriad, et on mingi eriline grupp lihaseid, mida saab treenida, et siis valust lahti saada. Need algasid mingitest vanadest esmastest uuringutest, millel ei olnud üldse väga nagu tugev nagu üldse grupp kõrval, kellega nagu võrrelda. Sealt vist leiti, et kõhuristlihas, üks süvalihas, et see võib-olla mingi millisekund või sellist jääb natukene seljavalu grupil nagu hiljaks kui tervetel inimestel grupil. Seda uuringut ei ole suudetud korrata, aga see sai nii populaarseks nii näiteks füsioteraapia kui pilates erialas, et seal räägitakse võib-olla või treenitakse väga palju nagu kerelihaseid nagu hästi suure nagu rõhuga. Õige ajaliselt ka nagu, et et sa oskaksid kohe nagu pingutada neid lihaseid. Ja sealt tekkiski selline arusaam, et ongi ainult mingid teatud grupp harjutusi, mis süvalihaseid tööle paneb. Et näiteks need klassikalised jõusaali harjutused tegelikult seda üldse nagu ei tee. Sest sealt loodi jälle oma teooria, et suured lihased, võid tugev olla, aga siis on teatud mingid lihased, mis sul ei ole nagu piisavalt tugevad. Tegelikult me teame tänapäeval, et need klassikalised jõuharjutused panevad teinekord isegi suuremate raskuste korral ka süvalihased tööle ja suured lihased ka tööle, et me ei saa ära eristada või süvalihased mingite harjutusega täitsa nagu välja võtta. Et nii kui sul seljale koormus kasvab, nii su selja süvalihased lähevad ka rohkem tegelikult tööle, et justkui kõik need lihased meie kehas töötavad nagu ideaalses harmoonias või üheskoos, et me ei pea niimoodi ära eristama ja seal võib tekkida isegi vastupidine halb efekt, kui me ütleme inimesele, et ma ei tea, sa vajad näiteks selja süvalihaste treeninguks selja stabiilsusharjutusi või midagi sellist, see on hästi populaarne, et teevad tihtipeale koos. Nüüd mõtle, kui sina oled see seljavaluga inimene, siis kuuled, et sa vajad mingit selja stabilisatsiooni harjutusi. Inimese enda peas võib see olla, et mu selg on ebastabiilne. Et võib-olla mingi mitteohtlik valu, krooniline seljavalu ja siis me veel ütleme, et selg käib kuidagi paigast ära, on ebastabiilne ja see tegelikult suurendab liikumishirmu ja inimesed hakkavad ennast veel ettevaatlikumalt hoida. See tegelikult ei ole nagu justkui üldse hea valuprognoosile, et me näemegi tegelikult inimesed, kellel ongi valu püsima jäänud, nad ongi nagu väga krambis. Kui minu juurde tuleb seljavaluta inimene, nad on tavaliselt ongi ühes asendis, sirge rühiga, et inimene, kellel ei ole seljavalu, tegelikult tunneb oma kehas ennast paremini. Me teame ka, meil on nüüd uuringuid, et seljavaluga inimesed, nendel on nagu liigutuste ja kehaasendite variatsioon oluliselt väiksem. Et terve inimene on märksa laiem, ta saab erinevates asendites istuda, seljavaluta seda nagu ei tee. Ja tihtipeale need asjad või sellised muremõtted, et nüüd kui ma midagi valesti teen, kuidagi selg läheb katki või on ebastabiilne, isegi kahjustavad seda prognoosi, see hirm hoiab seda nagu valu ka üleval. Ma tahaks tegelikult vastupidi inimestele öelda, et istu nii, kuidas sa mugavalt ennast tunned. See loosung, mis siin üha populaarsemaks saab, et järgmine asend on kõige parem asend, et sul ei olegi ühte õigset nagu rühti ja need rühi eripärad ongi eripärad, mitte nagu vead, et see tegelikult paneb inimesed, kellel on ka mingi rühi eripära mugavamalt liikuma ja enda kehas hästi tundma ja pigem parandab prognoosi, et ta saaks ka valust lahti ja oma liikumist näiteks suurendada. Et see võiks olla nagu üks selline asi, aga neid on veel, neid on palju neid teooriaid. Ma tahaks tegelikult mida rohkem me siin täna jõuame rääkida, seda parem, sellepärast et inimeste peas ongi hästi erinevad nagu need mingisugused mustrid, aga mina olen olnud seesama tüüp, kellel on olnud seljavalu lihtsalt nii rets, et ta on mind maha niitnud ja siis kuidas ma olen kartnud ennast liigutada ja kui vähegi tunned juba valu, siis sa oled juba niimoodi, on ju, et sa ei taha enam üldse igaks juhuks ennast liigutada, siis tuled tooli pealt, tuled niimoodi püsti, et nagu mingi võimalikult vähe seda alaselga liigutada ja siis vahel täna siiamaani, sellest on juba 80 või kuni 10 aastat möödas, kuni mul siis see viimane hästi tugev seljavalu oli ja vahel ikka mul on niimoodi, et ma olen jõusaalis ja siis ma natukene tunnen, et sellist ebamugavust oh my god, äkki on uuesti ja kohe tajun ära, et mul tuleb see hirm üles, et äkki ma nüüd jälle teen endale liiga. Mõningane hirm on kasulik ka ägeda seljavalu korral, mul on ka olnud sellised seljavalu, et ma lihtsalt voodist rooman nagu välja, et seal see hirm võib isegi nagu paranemisega kaasas käia ja kasulik olla, aga keha ju ehitab ennast uuesti üles ja kui sul on mingi vigastus, see paraneb ära,
vigastuse paranemisega peakski hirm vähenema, aga sellised nagu muremõtted tihtipeale hoiavadki seda nagu valu või sellist ülitundlikkust nagu üleval, et koos paranemisega nad peaksid tegelikult mööda minema. Ja üks väga hea spetsialist on öelnud, et sihuke seljavalu peamine nagu ravi eesmärk ongi saada nagu nii enesekindlus kui ka siis nagu sihuke turvatunne, pigem siuksed psühholoogilised faktorid nagu tagasi oma selja kasutuse osas. Et siis sa tunned ennast ka tervena. Jah, see, kui sa niimoodi seda väljendad, siis ma ise mõtlen, et mina hästi palju sain sellel hetkel Pilatesest tuge ja ma käisin kõigepealt masinate peal ja siis läksin mati peale ja ma arvan, mis ma saingi tegelikult sealt kõige rohkem oli see, et ma tundsin ennast turvaliselt seal treenida ja liikuda. Et esiteks see masin väga palju ju toetab, miks seda kasutatakse ka, on ju, erinevate vigastuste puhul väga palju ongi see, et su keha on nagu natukene paremini hoitud ja kui kui treener on seal veel, sa oled kolm inimest on ruumis on ja sa väga personaalselt saad seda tähelepanu, et tegelikult ongi see turvatunne on tõesti seal nagu hästi-hästi oluline osa. Väga head punktid, mis sa välja tõid. See nii, isegi kui sa oled näiteks ka matipilates, kui sa oled juba selili, sa tunned ennast teinekord paremini, sul on maaga kontakt, kehatunnetus on nagu parem, sest valu korral see tihtipeale on nagu häiritud. See usaldusisik, eriti kui sa nagu usaldad seda pilatese treenerit, tal on hea kontakt, on nagu professionaal, see lisab ka nagu turvatunnet juurde, et pilates selles suhtes töötab. Meil just hiljuti oli siin paar kuud tagasi oli siuke uuring tuli välja, kus vaadati ka kroonilise seljavaluga inimesi ja pandi nad pilatese trenni, aga kahes erinevas nagu grupis. Ühele grupile siis pilatese treener ütles, et alati pinguta neid kõhu sisse tõmbamise ja seda nagu pinguta kaasa. Teisele grupile ütles neid samu harjutusi tehes, et pigem õpi oma korsetti nagu lõõgastama või loomulikult nagu liigutama. Mõlemal grupil tegelikult seljavalu vähenes. Et harjutused töötavad, et selles on väga hästi. Sellel, kellel pigem soositi nagu loomulikku liikumist, sellel oli isegi natukene parem tulemus. Et nad töötab nii või teisiti, aga saad seda efekti veel suurendada, kui sa oskad ka teraapias või siis pilateses rõhuda valuga inimese treenimisel nendele nüanssidele, et oluline on saada see turvatunne nagu suuremaks ja võib-olla hoida selliste sõnade või teooriate eest ka ennast nagu tagasi, et sa ei hakka rääkima mingitest süvalihastest liiga palju, sa lihtsalt võib-olla naudid liikumist, saad selle liikumise enesekindluse kätte, et siis ta töötab võib-olla veel paremini. Pilates töötab väga hästi, ta võib veel paremini töötada, kui me oskame just nendele ka psühholoogilistele faktoritele rõhku panna. Ja see jällegi, kui ma sind kuulan, ma arvan, see usalduse osa oli tõesti väga-väga suur, sest mul ühes pilatese trennis ma olin seal juba käinud pool aastat, tekkis see sama koht, kus mul oli lihtsalt nii valus ennast liigutada. Ja siis treener lihtsalt ütles, et istu siia, tee niimoodi ja siis ma tegin kõike, mis ta ütles, sest mul oli väga tohutu usaldus tema vastu ja ma tundsingi, kuidas see lihtsalt see seljavalu läks ja leevenes ja see oli lihtsalt nii mõnus ja vabastav. Aga tõesti sellel hetkel oli ju kõige suurem element, kindlasti oli ka see, mida ta tegi muga, aga see, et ma usaldasin seda, mida ta mulle ütles, oli väga-väga oluline. Sul on vedanud, enamikel veab, on ka inimesi, kes võivad usaldust kuritarvitada, et ka seal on kohti, millele nagu mõelda. Mõned teooriad on nii nagu tugeva hirmuefektiga, et sind ei panda liikuma, sul nagu autoriteedina me saame seda usaldust ka ära kuritarvitada, et seal tuleb lihtsalt kriitiliselt osata mõelda ka, aga mul on hea, et sa leidsid ikka õige spetsialist. Aga sellist, kuna me juba läksime, ma kohe tahan minna selle teise küsimuse tagasi, aga päris palju ju saab või kuidagi ma olen kuulnud, saab valesti või valesid samme astuda just sellise hästi mehaanilise nagu, või ma ei tea, kas seda kutsutakse mehaaniliseks, kuidas kiropraktikud ja kõik sellised, et seal kui keegi hakkab päriselt rakistama sind nii-öelda, kas see on tõsi, et seal võib see kahju olla palju suurem kui see lihtsalt, et pilatese treener ütleb sulle, et ära liiguta? Nüüd, kui me räägime konkreetselt manuaalteraapiast, siis üllataval kombel on ükstapuha, mis seljavalu uuringut või seda vaatame, varas etapis, kui on inimesel äge seljavalu, selline nagu rahvakeeli rakistamine või manuaalteraapia isegi tõestatud toimega, isegi tulemused on paremad, aga kui inimesel on mingi kaasuv, mingi veresoonte või muu nagu haigus, siis on ka risk seal suurem näiteks midagi
kahjustada niimoodi, et inimesel tekib mingi tõsine tervisehäire. Kui selline asi juhtub, siis see satub meediasse. Ja siis meedias, kui inimese loeb, et siis, kes ei ole varem ragistamas käinud või nii-öelda manuaalteraapias, et siis ta võib ju luua selline nagu kuvend, et see on maru halb või väga maru ohtlik. Praeguse kirjanduse põhjal see on pigem nagu harv, aga see ragistamine nagu manuaalsete jõuliste nagu võtetega ei ole alati parem kui lihtsalt liikumine või ka mobilisatsioon, kus see jõudu väga palju ei kasuta. Lihtsalt kui on kaelavalu, paneme käed ümber kaela, liigume koos, et see turvatunnet nagu suurendada, et on sama hea, et on turvalisemaid viise nagu liikuma saamiseks valu korral. See ohtlikkus võib-olla on väga valitud juhtudel, aga kuna võib seal juhtuda väga tõsiseid asju, siis tihtipeale see teebki nagu ettevaatlikuks, et seal tekib küsimus, et kas see on seda riski üldse väärt, kui me näeme, et teistmoodi saab tegelikult sama head tulemused. Lihtsalt nõuab natuke ise rohkem tegutsemist ja tegelemist, on ju. Kiropraktikal on üldse väga selline nagu ajalugu, no selles suhtes ma mõistan nagu kiropraktikuid ka, et kiropraktika algas ka täitsa nagu teooriatest, et kõiki haiguseid ravitakse nagu lülisamba mingi nihete nagu kaudu, aga kiropraktika on ka oma erialalt päris palju arenenud, et kiropraktikud ise ka, kui ma vaatan nagu manuaalteraapia maailma huvitab mind ka, ma nagu alustasin hästi manuaalselt, et siis seal on ka nagu näha, et on väga tugev lahknemine juba käinud, on osad inimesed, kes nagu jäävad selle vanade teooriate juurde, osad kiropraktikud, kes on kaasaegses õppes, on tegelikult lihtsalt tõenduspõhised, jälgivad seljavalu ravijuhised, seljavaluga inimene ta saab neid aidata nagu väga kaasaegsete teadmistega, ei pea seal üldse ravima või midagi muud nagu tegema. Mul on lihtsalt kahju sellest kuvandist, et need, kes on õppinud nagu heal tasemel kõrges nagu koolis tõenduspõhiselt ja siis kiropraktikutest räägitakse kui spetsialistidest, et mul on neist kahju lihtsalt vaata, et ka nende eriala on arenenud ja kõik erialad on nagu võimelised nagu arenema. Ma ise tunnen ka, et füsioterapeutide seas on ka väga palju müüte nagu seas, aga on meil ka väga häid füsioterapeute, kes on tõenduspõhised, et kõik erialad võivad nagu areneda. Võime mõne meditsiinilise eriala võtta, et vanasti ka ju arstiks peeti seda inimest, kes tegi mingit verevalamist natukene, et ravis nagu lihtsalt vere valamisega, inimesed saadi ka aru, et see on eks ju, arstiteadus ka läks nagu teaduseks nagu edasi, et kõikides erialades on tõenäoliselt olnud mingi periood ajaloos, kus võib-olla ta algas mingist seosest, aga kirjanduse ja kõige muu teaduse arenguga järjest tõenduspõhisemaks nagu see muutub. Lihtsalt Eestis meil ei ole ühtegi kiropraktika õpet ja välismaales oleneb, kus koolis sa käid, et mõnes kohas ongi siuksed hästi vana kooli nagu lähenemine veel, mõnes kohas kiropraktika on täitsa nagu tervisespetsialist, eks. Mis sinu isiklik selline vaatenurk näiteks osteopaatial on? Ja kus see nagu asub selles kõiges? Ma tean väga häid osteopaate, kes on väga tõenduspõhised. Osteopaatilt on ka nagu teadusmaailmas hästi nagu häid artikleid just nagu kroonilise valu ja selle manuaalteraapia efektides, mis on nagu kaasaegsed nagu arusaamad, kuidas manuaalteraapia saab nagu aidata. Aga on ka väga palju sellised, kes arvavad, et kuidagi, ma ei tea, nihutame veel mingeid organeid ja kõikide mingi organid, siis peale vaadates ütlen, sul on mingi maks, ma ei tea, mingi mis iganes paigast ära või midagi sellist, et on ka selliseid nagu inimesi. Ma mäletan siin paar aastat tagasi, ma nagu üritasin aru saada ka, et alati küsitakse selle kohta, et kui suur protsent nagu näiteks füsiodest, kiropraktikustest, osteopaatidest üldse nagu tõenduspõhised on, et nagu aru saama sellest nagu vahest. Et siis ma leidsin sellise artikli, et osteopaatide seas nagu üldse nagu erinevate siis maade lõikes on kuskil 5 kuni võib-olla tänapäevaks 10-15% sellised, kes on head, ülejäänud võivad väga palju siis ka anda. Mis osteopaatidel on alati ja on hästi tugeva anatoomia, et nad tegelikult mõistavad anatoomiat väga palju, nad lihtsalt hakkavad võib-olla neid raviseoseid võib-olla natuke seal panevad nagu kõvasti siis pange, ütleme niimoodi. Kiropraktikute seas see protsent oli kuskil 20 kuni 40 vahel, et juba peaaegu nagu kolmandik, eks ju, tänapäevaks kindlasti võib-olla veel parem. Ja füsioterapeutide seas oli see kuskil 50 kuni 70 vahel tollel ajal, et võib-olla tänapäevaks jälle nagu oluliselt nagu parem. Et see annab nagu märku, et tegelikult kui me kõik nagu samad teadmiste ja tõenduspõhiste või ravijuhiste põhjal nagu raviksime, siis me teeksime kõik sama tööd tegelikult. Me oleme lihtsalt skeleti lihassüsteemi vihmavarju all kõik need osteopaadid, kiropraktikud, füsioterapeudid,
mõned treenerid võib sinna nagu sisse nagu panna, et me saame samamoodi oluga inimest aidata. Pigem nagu öeldakse, et löö meestega, mitte mehe mütsi, et see müts, mis meil peas on, kelleks me ennast nimetame, nii oluline ei ole, et pigem on see spetsialist, kelle juurde satud ja mida ta oma ravis nagu jälgib, kas mingit vana hästi lähenemist või midagi tõenduspõhist, et see nagu määrab rohkem ära. Mul on sinu käest hästi hea küsida selles mõttes, et kui ma täna istuksin osteopaadiga, siis tema võib-olla vastaks lihtsalt selle järgi, kuidas tema seda asja näeb, sest aga ma olen aru saanud näiteks, et eriti osteopaatias on niimoodi, et osad on hästi pehme lähenemisega, et nad ei nagu et seal ei ole nagu ongi mingid kindlad mingid venitused, puudutused sellised ja siis teised ikkagist nagu nii-öelda ragistavad. Et kas on ka kuidagi teadust selles osas, et kumb on nagu tegelikult Need on pigem koolkonnad, et nagu ma sellest manuaalteraapia osast rääkisin, et vahet ei ole, et kumba sa teed, kas sa teed nagu ravi, nagu siuke nagu ravi eesmärgil raksatuse, isegi see raks tegelikult pole oluline, et see käib, see on lihtsalt kavitatsioon, nagu on lihtsalt liigese sees rõhumuutusega tekib nagu heli, selle raksatusega ei toimu mingi, ma ei tea, lülide paika panemist, see on ka oluline ära mainida, et kes see nagu kuulab, et ta ei mõtleks, et see nüüd nagu joondab mingit nagu liigest, et see on ebatõenäoline, me näeme, et meil on uuringuid ka, et kus meil on enne ja pärast röntgenpildid nagu pärast raksatusi ja manuaalteraapia, need on täpselt samasugused, et seal nagu joonduses ei muutu mitte midagi. Pigem ongi see turvatunne, mis sa nagu saad, ka teraapiaga seondub väga palju selliseid nagu ootuste, neid nimetatakse platseebo-efektideks, nagu et platseebo nagu ei tohiks sind mõtlema panna, et see ei ole mitte midagi, kõik need ootused, positiivsed psühholoogilised faktorid seal juures tegelikult on ka nagu leitud valule nagu efekti nagu andvat, et nad mõlemad võivad tunda, aga see on mingi koolkondade vaheldus, pigem peabki vaatama, kui palju seal nagu teadust taga on, et millised nüansid seal on, et neid nagu teooriaid või koolkondu, kus sul on mingi isik ees, lihtsalt räägib, et ma võin igasugust asja rääkida tänapäeval ja tõenäoliselt, kui ma sotsiaalmeedias veel aktiivne olen, siis ma kindlasti leian ka väga palju jälgijaid, et loon oma koolkonna mingist teooriast, et miks see nagu nii on, aga see ei tähenda, et see tõene on, et me peame ikka kriitiliselt mõtlema, et kui palju mingites nendes sekkumistes ka tõde või efektiivsus tõeliselt on. Meile just ühes podcastis kuulsin, kuidas üks mees ütles, mina ei tea, kas seal on tõepõhi taga või ei ole, et sotsiaalmeedias on 80% sisust loovad 10% inimestest, on ju. Et ja siis mida kõvema häälega sa oled, seda suuremini sul sõna levib ja see vestlus oli selle vaatenurga alt, et miks me tihtipeale teeme mingeid asju, mida me tegelikult ise ei usu või tunneme, et see ei ole õige, sest me arvame, et teised nagu peavad seda õigeks ja kuidagi me tahame olla teiste moodi, aga siis kui uurida seda, siis enamus sellest grupist tegelikult ei arva, et see on tõsi ja ei arva, et nagu me peaks nii tegema, aga kõik lihtsalt nagu grupi vaimus lähevad, eeldavad, et teised nagu arvavad teisiti, aga siis samas umbes mingi enamus grupis tegelikult mõtleb midagi muud või tajub sees, et see vist ei ole päris õige, et kui palju me tegelikult lähmegi tegelikult nende infovoogudega niimoodi kaasa, et sisemuses midagi see on ütlus, et ainult surnud kalad lähevad vooluga kaasa. Mõelge natuke oma peaga ka. Ja eks see sotsiaalmeedia algoritmid ka ja tegelikult ei soosi seda, et sa näeksid ka kõrvalvaadet kõrvutamiseks, eks ju. See ongi kriitilise mõtlemise nagu tulemus, et sa otsid ka asju juurde, mis nagu näitavad, et võib-olla sinu hetkeuskumused ei ole nagu tõesed, eks ju. Aga minnes siis tagasi nende selliste võib-olla veel täna ka meditsiinis levivate siis arvamuste osas, mis on juba ümber lükatud, siis mina olin küll rase 5 aastat tagasi olin viimati rase, aga siis, et ikkagist arst ütles mulle, et naised ei tohi üle 5 kiloseid raskuseid kanda. Tal kindlasti olid head kavatsused, eks ju, ta tahtis nagu mingit ettevaatlikkust sulle luua, et võib-olla väga ekstreemseid asju võib-olla mingil perioodil ei ole nagu hea teha. Aga ma arvan, et sa saad ise ka aru, et see 5 kilo on nagu natuke naeruväärne ja tänapäeval me teame ka, et isegi kui sa rasedana tõstad raskuseid, jätkad oma treeningutega, oled hea tervisega, siis sul on isegi vähem tüsistusi tegelikult rasedusega seonduvaid ja laps tuleb ka tervem tegelikult nagu välja, et pigem me peaksime soosima, et selline nagu mustvalge lähenemine, et täpselt siin on 5 kilo, et üle selle nagu ei tohi, et see nagu ei tööta.
ma arvan, et see on samamoodi, probleemiks on see, et see on kuskilt jäänud, kuskil õpikus on võib-olla keegi kirja pannud, keegi pole kontrollinud, kas see on üldse nagu tõene ja siiamaani võib-olla räägitakse. See ongi see, mis meil teadus ja kriitiline mõtmine aitab nagu teha, et vaadata, kas see on üldse tõene, mis tegelikult on tõene ja mida me tegelikult peaksime soovitama. See 5 kilo, see on minu arust täitsa naeruväärne, eks ju. Laps on juba mingi teiseks eluaastaks ju, või tegelikult ju esimese eluaasta jooksul juba on suurem, kuidas sa siis ei kanna teda või et ma mäletan seda, et ütles mulle seda ja siis ma olin sellel hetkel nagu, kuidas ma siis elan mäletad, sellest oli artikkel ka, nagu Naistekliinik tegi artikli, kus keegi ämmaemand või keegi arst ütles, et ei ole soovitav üle 5 kilo. Ja mulle lihtsalt nagu, see oli nagu moment minu elus, mida ma siiamaani mäletan. See artikkel tuli välja, ma postitasin selle oma sotsiaalmeediasse ja põhimõtteliselt kogu tõenduspõhine fitness, treenerid, arstid, meedikud, füsioterapeudid, kõik tulid kokku ja kõik kommenteerisid, et kuulge, see ei ole nii, mida te ajate, see nagu hirmutab naisi nagu ebavajalikult ja teete nagu rohkem kahju selle infoga kui kõike. Ma mäletan, sel artiklil oli vist mingi, ma ei tea, 5 laiki ja mingi 200 kommentaari või midagi sellist. Nad eemaldasid selle artikli, see võeti maha Õhtulehest, et minu arust nagu täiesti ideaalne näide, kuidas me tegelikult saame heade teadmistega siuksed asjad ära võtta oma nagu ümbruskonnast ja ühiskonnast. Mis on veel sellised nagu see on tegelikult hirmutamine, selles mõttes on ju, ta on lihtsalt küll vanal infol põhinev, aga ta on ikkagist külvab hirmu, et mis on veel sellised nagu hirmu, kui sa mõtled nagu oma patsientide peale ka või et kes tulevad ja ütlevad, et neil on nii selge mingi uskumus või hirm, mis tegelikult takistab neil liikumast. Mis sul veel meelde tuleb sellega seonduvalt? No kuna ma tegelen hästi palju liikumisega, siis ongi, et mõned sellised liikumisega seonduvad asju, liikumine, mis ta on mingi koormuse pakkumine, koormust nähakse erinevate haiguste korral kahjulikuna. Et võtame näiteks liigesed kuluvad liikuda, siuke nagu arusaam on ju. Tegelikult me teame, et kui sul on mingi liigeshaigus, siis liiges tegelikult toitub liikudes, sa pead lihtsalt sobiva koormuse leidma ja see on kõige hullem asi, kui sa nüüd liigeshaiguse korral jätad liikumata, sest sa usud, et see kulutab su liigest nagu rohkem. Me näeme, et see progresseerub su tervis kehvemaks oluliselt nagu kiiremini ja lõpuks ongi nagu mure käes. Et see siis selga millega pärast, mulle tundub, et ükstapuha, mis muud lihasgruppi sa treenid, bitsepsid, koormus hea, jalgu koormus nagu hea, aga nii kui me selga koormame või seljal mingi vale liigutuse teeme, siis see enam ei ole nagu hea, et minu arust ka koormust seljale nähakse tihtipeale nagu valude korral hästi nagu ohtlikuna, tegelikult ei ole. Põlvedele ka minu arust, põlved ja selg. Ja võib nagu ka, tegelikult ei ole, et seal kehtib alati see kuldkihara printsiip. Me teame seda kuldkihara, noored enam ei tea kuldkiharakest mitte midagi, et kuldkiharake 3 karu vaata, et kuldkiharake sattus metsa, proovis karu juures liiga pehmet, liiga kõva voodit, leidis täpselt paraja, liiga külma putru, liiga kuuma putru, leidis täpselt paraja, koormusega on täpselt samamoodi, et liiga palju ja liiga vähe ei ole nagu hea, sa pead leidma tal täpselt paraja, aga hea on veel see, et su tolerants selle koormuse saab nagu ajas kasvada, et kui sa leiad selle täpselt paraja, optimaalse koormuse, siis su kehavõimed arenevad, isegi kui sul on ka mingi haigus juba olemas. Et see on ikka nagu kohandatav. Et see võiks olla nagu see võti. Jälle see mustvalge lähenemine, et liigud siis kulub, ei ole õige, et pigem optimaalne liikumine on seotud oluliselt tervise kasuteguritega. Et ja kui me vaatame enamike inimesi, nad liiguvad võib-olla liiga vähe, et me tegelikult tahaksimegi neid tervisekasureid just liikumise suurendamisega kätte saada. Selja puhul täpselt samamoodi, et selg on ka treenitav, selg on tegelikult tugev struktuur, ta on ka kohanemisvõimeline, et ma ei peaks kuidagi nagu koormus seal teistmoodi nägema. Aga räägime natukene nendest liigestest lähemalt, sest kas või naiste puhul, kes on ju postmenopausis on, kellel enam hormonaalselt hormoonid ei toeta enam niimoodi liigeseid, on ju, et siis ka tegelikult nende puhul ju, kui on vähegi olnud mingisugune valu, on ju, et siis tegelikult ju hoidutakse sellest, aga räägiks võib-olla selle lahti, miks on just siis näiteks sellise nagu jõutrenni ja sellise nagu koormuse andmine, lihase kasvatamine tegelikult liigestele väga-väga oluline. Ja siis teiselt poolt seda, et kui sul on näiteks olnud, ütleme põlvevalu, et siis kuidas see käib siis, nagu et kuidas ma siis tean, et nagu ma piisavalt annan talle seda koormust, et ta saaks toetatud, aga samas, et ma ei teeks endale liiga. Nüüd
alustades sellest viimasest, et üldjuhul me nüüd teame, võiks olla nagu kokkulepe ja võiks nagu sõnum inimestele olla, et koormus tegelikult tuleb kasuks. Aga sa pead alustama kergelt ja vähehaaval nagu seda suurendama. Ja see on nüüd see punkt, millega tihtipeale nagu on kerge mööda panna, et kui sul mingi liiges valu, mingi võib-olla veel hirm seal juures, mingi uskumus sinna käib juurde, et võib-olla koormus on kahjulik, siis esiteks, vähemalt minu lähenemine on see, et ma peaksin adresseerima seda uskumust. Et kui inimene usub, et igasugune samm, jooksmine, kõik nagu kulutab nagu edasi, siis vahet ei ole, mida me teeme, ta tegelikult ei saa sealt kuidagi positiivset tulemust. Me kutsume seda meditsiinis platseebo-efekti vastandiks, ehk siis notseebo-efektiks, et see hirm tegelikult, kui sa seda nagu hoiad, siis kas on üks võimalus, et sa saad kehva tulemuse, või isegi kui sa saad hea tulemuse, siis sa lähed ikka selle vooluga kaasa nii-öelda, nagu sa ütlesid. See juhtus millegi muu pärast, on ju? Jaa, et ma sain selle abi. Et või ei ole nagu lihtsalt piisavalt püsiv, et sa näeksid seda positiivset nagu efekti. Et alustada uskumuse adresseerimisest. Uskumus tuleb ka nagu targalt adresseerida, sest kui inimene hoiab mingit uskumust kinni ja mina panen selle lihtsalt vastukäiva infoga proovile, siis mis juhtub, inimene nagu kinnistab või hakkab leidma põhjused, miks tema uskumus on nagu õige, et siis sa pigem lähed nagu patsiendiga nagu tülli, et see ei ole lähenemine. Mina kasutan seda psühholoogias tuntud strateegiat, et ma kõigepealt küsin inimese käest, et kus see uskumus pärineb, et üritan nagu selliste nagu juurteni välja saada, et kus ta seda esialgu kuulnud on, et siis ma saan juba proovile panna, et kas see on üldse tõene, et kas see on üldse nagu kontrollitud, et hakkaks ise selle peale nagu mõtlema, et lasen inimesel endal rääkida, kus ta seda kuulnud näiteks on, ja siis oma sõnadega nagu valideerin inimese kogemust, et ma ütlengi näiteks, et ma saan täitsa aru, miks sa näiteks oled ettevaatlik liikumise ees, sest kunagi keegi on sulle öelnud, et liikudes liiges kulub. Ja siis ma mitte ei ütle, vaid ma küsin luba, et kas sa oled näiteks huvitatud, sellest ma räägin, kuidas meil tänapäeva arusaamad on, et kuidas liiges koormuse osas reageerib, ka liiges haiguste näiteks korral. Üldjuhul, kui seda nagu sellises turvalises keskkonnas teha, inimene on alati nõus ja siis ta on nagu avatud raamat, loome nagu akna, kus me saame nagu inimest harima hakata. Muidu me lähme nagu tülli või hakkame vastanduma, sealt nagu mingit õppimist nagu ei toimu. Ja siis me saame juba asjad läbi rääkida ja inimene nagu väga kergesti tihtipeale muudab ja hakkab mõtlema, et tegelikult see liikumine tuleb mulle kasuks, mida ta ennem arvas, et on nagu kahjulik. Ja siis on see alustamine. Et alustada tuleks kergelt, alustada tuleks nagu tihtipeale me alustame sellistest tegevustest, eriti kui on valu, mis inimesele tundub turvaliselt, ehk see tähendab, et see on koostöö. Mina ei saa sulle ette anda mingit, ma ei tea, korduste arvu, raskust ja harjutust, ma tahan, et sa prooviksid. Esialgu see proovimine, nagu sul oli oma kogemus, on hea, kui on koos spetsialistiga. Et siis sa tunned ka, et sul on inimene, keda sa nagu usaldad. Kui sa ise mõtled, et sa teed midagi valesti või midagi sellist, mis tavaliselt ei ole tõene, et siis vähemalt sul on keegi, kes nagu näeb või valideerib sinu kogemust, et sa tegelikult harjutust sooritad sobivas tempos, mis iganes sobiva tehnikaga. Ja siis vähehaaval hakkame seda nagu turvakeskkonda liikumisel ära võtma. Mina näiteks näen, et ma patsientidega üldjuhul saavutan hea kontakti. Minu juures harjutuse teeb on väga hästi, aga siis nad lähevad koju, kus on mingid karjuvad lapsed, kuri võib-olla mis iganes elukaaslane, stressi rohkem. Seal harjutust tehes läheb hullemaks, et siis see on võib-olla väga kiire muutus juba keskkonna osas, et seal ei ole võib-olla minu nagu silmi, minu turvalisi käsi, minu juhendamist nagu juures, et seal ta ennast hästi ei tunne, aga vähehaaval sinna suunas tahame nagu liikuda. Esialgu võib-olla see ongi teraapias liikumine. Ja kui sa alustad hästi turvalistest nagu tajutava turvatundega harjutustest, siis tegelikult juhtuvad head asjad. Koormus ju tegelikult teeb lihased tugevamaks, liiges kõhre tegelikult nagu vastupidavamaks, mis iganes ligamendid, kõõlused, ka nende nii-öelda jõudlus suureneb. Ja siis sa tunned, et see turvatsoon, mis sa nagu pead heaks, järjest suureneb. Ja aja jooksul, näiteks kui mul on seljavaluga inimene, ta ei saa ette kummardada, aja jooksul ta juba saab ette kummardada, aga võib-olla mingi piirini. Siis ta saab juba raskusega ette kummardada, aga võib-olla väiksema ulatusega. Aja jooksul see ulatus paraneb ja lõpuks ta ongi raskuse tõstmise juures tagasi, oma selja kasutuse juures tagasi ja siis ta tunneb ennast ka nagu tervena. Et see võiks olla nagu see teekond, mis läbi minna. Inimesed endal, kellel on hästi tugev valu, nad alati mõtlevad ka tihtipeale, et mida nad teha ei saa, et nad üritavad nagu siis spetsialistikus ja töötad, sa saad ikka
tekitada nagu arusaadavaks, mis mul viga on ja et mul on midagi nagu tõsist vigast, tahad infot öelda ja sa keskendud hästi palju suhtlusele sellele, mida sa teha ei saa. Minu eesmärk on tegelikult panna sind leidma need asjad, mida sa teha saad. Lihtsalt see võib olla kas või natukene, kas või kõndida nii-öelda saad, vot sealt alustad. Et see on sinu jaoks turvaline, sest seda sa teha saad ja sealt hakkame progresseeruma ja kui me tasa ja targu progresseeruma, erinevad inimesed erineva kiirusega progresseeruvad, sest üldjuhul saavad heade tulemuste juurde tagasi. Natukene see lähenemine töötab ka filtrina, ehk siis on, ütleme, 80% inimesi, kes tõesti paranevad, kõik on nagu hästi, on 20% või 10% inimesi, kes võib-olla nii head tulemust ei saa, kellel ongi võib-olla liigese haigus selline, et see kuidagi ei reageeri enam sellisele lähenemisele või optimaalsele koormusele. Vot need on need inimesed, kes võib-olla saaksid abi võib-olla eraldi võib-olla teistes sekkumites, mis ei ole enam minu pädevuse osas, võib-olla kas mingi liigesvahetusoperatsioonist või midagi sellist. Tänapäeval meil ka väga palju muutusse liigese vahetusoperatsioonile jõudmine. Ma ei tea, kas sa tead, mõni aasta tagasi oli niimoodi veel, et kui sul on liigesel mingi osteartroos või muutused, siis pandi sind põhimõtteliselt juba kirurgi vastuvõtu järjekorrale, et operatsiooni järjekorrale. Tänapäeval me enam seda teha ei saa, et sa peadki läbima sellise nagu füsioteraapia või taastusravi protokolli. Sealt enamik inimesi tunnevad, neil hakkab tervis nii heaks minema ja liigese tervis ka nii heaks, et nad ei vajagi operatsiooni. Aga on väike osa, kes nagu filtreeritakse välja ja kes tõesti nagu vajab. Et see oleks minu lähenemine. See võiks olla see liigutusse naasmine nagu tähendusrikastes tegevustes ka. Ehk siis, kui sul on näiteks seljavalu, sa ei saa kummardada, siis minu kui terapeudi nagu eesmärk on sind teraapia lõpuks panna kummardama. Et see on hästi spetsiifiline. Ma toon näiteks näite, mul kunagi oli üks tuttav patsient, ma ei hakka ta nime ütlema, aga ma tervitan, ta teab, kes ta on, kindlasti kuuleb ära, et tema vigastas ennast sellega, et ta tõmbas kodus aias põõsast välja ja ta sai ägeda seljavalu episoodi. Naine veel käskis põõsa välja tõmmata, mõtle, naine veel käseb ka, eks ju. Frustratsiooniga lähed seda põõsast tõmbama ja siis saad veel seljavigastuse nagu ka. Ja see oli kuskil minu vastuvõtule jõudes võib-olla 8 aastat tagasi. Et nii kaua tal oli selg nagu valutanud. Ja ta oli saanud erinevaid spetsialistidelt nagu erinevat infot, mis ta tegema peab. Üks asi, mis tema uskus on see, et seljavalu on püsima jäänud selle tõttu, et tema korsetilihased on nõrgad. Tegi iga päev korsetilihast harjutusi. Ma ei tea, kas sa tead sellist harjutust nagu Dragon Flag. See on selline harjutus, kus sa võtad ülakeha kinni ja tõstad kogu oma keha nagu ülesse. Ehk see on jõhker kõhulihaste jõud. Tema kõhulihast olid nagu meeletult tugev. Ma pole isegi näinud nii nagu tugevaid kõhulihaseid, aga selge ikka valutus. Palus või midagi kummardada, siis ta oli ikka ettevaatlik, pani käe seljale, eks ju. Ehk sa võid mingis asjast tugevaks saada, aga see ei tähenda, et see on sinu jaoks nagu oluline. Ja siis meie teraapia eesmärk oligi panna see oluline liigutus, kus ta saab tugevamaks, see oli tema jaoks kummardamine ja raskuse tõstmine. Alustasimegi sellest, et kõigepealt kerge raskuse väikse ulatusega, vähehaaval raskuseid suurendada, see turvatsoon läks järjest suuremaks ja seal ma mäletan praktiliselt 2-3 kuuga tõstis mul juba üsna rasket kangi nagu ülesse. Ja siis ta tundis ennast ka tervena, et ta saab seda sama liigutust, millega ta ennast vigastanud ja millega tal oli nagu valukogemus seotud, sai sellega hakkama, et see nagu tõesti tundis ennast ka tervena. Ja siis ta sai aru, et see nagu korsetilihaste nagu teooria võib-olla oli seal täitsa ebavajalik, et see teda lahenduseni ei viinud. Pikk jutt, aga väga lahe näide ja võib-olla illustreerib võib-olla natukene seda lahendust. Ja mida ma arvan, et sa võiksid ka, Taavi, rääkida, on see, et mis see siis see jõu andmine või sellise nagu lihase kasvatamine, mida ta siis teeb tegelikult liigeste ja luudega? Ja alati on see teooria, ma olen ka aru saanud, et mulle tundub, et sul on ka natukene see, et kui mul on liigesvalu, siis ma pean lihast kasvatama. Aga sa treenid tegelikult liigest ka, kas sa tead? Ei, ma tean, aga ma tahan, et kõik kuuleks ka, et mis siis päriselt toimub, kui sa tegelikult annad sellele surve, et ka nagu hüppamine on ja et mis selle nagu seal on universaalsed efektid, et sa ei kasvata ainult lihast, lihasjõud aitab sind ka, see teeb sul kergemaks, ma ei tea, liigesvalu korral toolilt tõusmise, sa saad eluga hakkama, eks ju, su nagu funktsionaalne võimekus lihase kasvatamisega säilib. Aga kui sa teed harjutusi, mis niikuinii käib sealt samast lihast ja liigesest nagu läbi, siis ka liigeskõhr muutub natukene elujõulisemaks. Kas see on lihtsalt hapnikuvool, verevool, mis on siis seal, mis siis tekitab seda efekti? Ja me ütlemegi, me lihtsalt lihtsas keeles ütleme, et see on nagu, sa mõtled sellest nagu veekäst, vaata, kui sa vajutad käsna tühjaks, vesi läheb välja, võtad käsna lahti, vesi läheb sisse, liiges toitubki tegelikult niimoodi koormuse teel. Näiteks ma töötan haiglas, kus inimesed on voodist koomas pikalt.
nende liigesed jäävad kangeks ja kinni puhtalt sellest, et me neid ei liiguta, siis mina füsioterapeut pean neid liigutamas käima, nagu määrin või nagu sa ütlesid, ainevahetus nagu liiges endas ka paraneb, et liiges juba tervist hoida. Kui sul on valus, siis sa lihtsalt ei taha liigutada, aga see hoiab sind pigem sellega, et see liigese kõhre tervis läheb veel kehvemaks. Me peame leidma selle, mis on turvaline, et sa saad liigutada sealt aja jooksul kasvatama seda, siis su liigesvõide vedelik, liigese elujõudlus paraneb. On isegi leitud, et see olemasolev liiges, isegi kui sa oled kaotanud sealt mingi osa nagu haigusega, see olemasolev liiges on võimaline ka nagu tihedamaks ja tugevamaks muuta, ehk ta kohaneb ikka, teda on lihtsalt nagu vähem, et see võib-olla kohanemise amplituud on võib-olla natuke vähenenud, aga sa suudad ikka nagu neid võimeid tõsta. Luu muutub tihedamaks. Sinu verevarustus, ülitundlikkus väheneb, sinu verevarustus paraneb, ehk siis kõik head asjad tekivad. Ja me peame mõtlema ka, et need head asjad on mitte ainult liigesele, vaid üldisele tervisele, nii vaimsele heaolule, vaimsele tervisele, kui ka südame tervisele ja kõigele muule. Väga palju on liigeshaigeid selliselt, kus see liigeshaigus on küll esialgu, aga lõpuks selle tõttu, et see liigeshaigusega pole liikunud, hakkab hiilima kõrgvererõhutõvi, mingid südamehaigused, diabeet, kõik muu, et hakkavad need asjad nagu kuhjuma, et see liigeshaigus on juba seal juba teisejärguline asi, aga see võis alata sellest, et see valu korral ei liikunud nagu piisavalt. Et kehaline aktiivsus on nagu väga universaalsete efektidega, sa treenid nii kõhre, liigest, ligamente, kõike muud. Sa lihtsalt pead sobiva koormuse leidma, mis on sinu nagu keha kudede adaptatsioonivõime piirides. Ja see võib kudedena erineda ka, et kui sul ongi liigesega probleem, sul võib isegi lihasjõud suureneda, aga see vaene liiges, mis valutab, see ei lase sul mingist hetkest edasi nagu progresseeruda, et sa teedki nagu valu järgi doseerid seda. Ja see on ka müüt, et kõik harjutused peavad olema valuvabad, me ei pea. On teatud kohad, näiteks mingid, ma ei tea, luu, stressmurrud, kus meil ongi määrab ära progressiooni nagu valuvaba koormus. Enamike krooniliste asjade korral väike valu teeb asja ilusaks, et ta ongi nagu vajalik isegi seal juures. Me isegi näeme, et kui me lubame või selgitame inimesele, et sa võid läbi valu liikuda, siis me saame kasutada treeningutel suuremaid koormuseid, mis tähendab seda, et keha adapteerub kiiremini, sa saad kiiremini parema efekti ja suurema efekti. Et väike valu tegelikult või läbi väikse valu lubades teha isegi efekt tuleb paremini. Võib-olla pikas perspektiivis väga vahet ei ole, et alusta sealt, kus sa nagu hästi ennast tunned, aga lõpuks see väike valu ei tee midagi hullu ka. Ja eriti, kui sul on veel mingi selline krooniline valu, ehk sa oled nagu ülitundlik kõikide koormuste suhtes, et seal on eriti oluline aru saada, et ise kui sa tunned valu, see ei kahjusta su liigest, sa lihtsalt võib-olla oledki natukene tundlikum selle nagu suhtes. Kroonilised valutajad, kes nagu paremini mõistavad seda kroonilise valu fenomeni, et pigem oledki nagu tundlikum, mitte et sa oleksid rohkem katki, et nemad tihtipeale ütlevad, et see teadmine on väga vabastav nende jaoks. Sest kui on valus, siis ma ei taha liikuda, aga kui sa tead, et sa ei lähe katki, sa tegelikult pärast igat treeningut isegi tunned ennast võib-olla paremini, siis efekt hakkab kuhjuma ja ülitundlikkus hakkab ka vähenema. Sest ma töötan ka selliste inimestega, kellel on hästi tõsised kroonilised valud, fibromüalgia, ma ei tea, kas sa tead, see on nagu tugev väsimus, kõik nagu valud. Kui ma küsin, et kui palju sul nagu rahuolekus valu on, inimene ütleb juba on 6 palju 10, et üle keskmise, et siis ma võiks nagu mõelda, et ma ei tohigi midagi teha, tal on juba valus, et kas ma siis ei liigugi, eks ju. Aga alati sealt, kui ma liikuma hakkama, isegi see tõuseb 9 palju 10, aga tuleb alati 6 peale tagasi, siis see on indikaator sellest, et harjutuse ajal sa oled küll tundlik, aga kui ta tuleb alati rahuloleku valu tagasi, siis sul ei jää midagi nagu strukturaalselt kahjustus sinna, sul lihtsalt tundlikkust hetkeks tõusis ja tuleb tagasi. Ja kui me regulaarselt seda stressi talle pakume, ehk see närvisüsteem nagu harjub selle stressiga nagu ära, siis tema jaoks ei ole mõtet enam reageerida, siis ta enam ei muutu, ei ole nii tundlik. Ja siis hakkab võib-olla baasvalu vähenema, et võib-olla juba hakkab parem olla ka muidu, et kehalisel aktiivsusel on sellised universaalsed efektid, mis aitavad ka selliste krooniliste valude ja ülitundlikuste korral nagu seda vähendada. Meil praegu liikumine ongi kroonilistel valul praktiliselt number 1 asi, mida nagu teha, et ravisoovitustes ka üks kõrgema tõenduspõhisusega asju. Ma arvan, et seda oli väga paljudel väga vaja kuulda praegu. Ma arvan, minu elu raputas mõned aastad tagasi siis minu teadmistes, minu maailmas ei eksisteerinud seda, et kui 80-aastased on ju kukuvad ja jäävad voodisse, näiteks, ma ei tea, murravad oma puusaluu, et see ongi nende surm.
tegelikult, sellepärast et nad ei Ma liigu töötan enam. nende inimeste Jah. ortopeedia osakonnas. Et minu maailmas oli vähk ja Mhm. kõik mingisugused nagu kohutavad nii-öelda kroonilised haigused, aga lihtsalt see, et sa kukud ja tegelikult lõpptulemus on selle kukkumise tagajärjel see surm, sest sa ei liiguta enam ennast, onju. See on väga hea täiendus praegu minu selle jutule ka. Sa juba tead tegelikult, et tulevikus on ka see treening väga oluline. Mitte liikumine ei ole valik tegelikult. Sa pead seda jõutrenni tegema ja see aitab hoida siis ka eriti naistel on eriti see oluline, et pärast menopausi praktiliselt, kui mitte seda teha, praktiliselt 1/3 luumassist ja lihasjõust tegelikult kaob nagu ära. Aga jõutrenning aitab selle nagu täielikult vastu töötada. Mäletan isegi ühte uuringut, kus võetigi perimenopausis ja postmenopausis naisterahvad ja pandi need jõutrenni tegema, mõlemad olid algajad, nende jõunäitajad tegelikult kasvasid samaväärselt. Et ei ole hilja ka vanemas eas, alati keegi küsib, et ma olen liiga vana äkki, et ma üldse areneksin, see ei ole tõene, et väga varas eas ka väga hea jõunäitajad saab. Mulle hästi meeldis see, mida sa tõid seljavalu puhul, et mis on see liigutus, mida sa pead iga päeval tegema, on ja mis on selline nagu, et siis sa pead kummardama. Et mis on näiteks, kellel on puusadega probleemid või näiteks põlvedega, mis näiteks oleks need paralleelid siis nagu kummardamisele, mida nemad võiksid nagu järjest võib-olla esimeste väikeste sammudena hakata rohkem tegema? Nii põlved kui ja puusad. õlg on ju tõstmise mõttes ja kõik on ju. Põlved ja puusad on kõige levinumad, on siis kükitamine sügavale näiteks, et see nagu hakkab häirima. Ja seal jälle, kui me sama lähenemist paneksime, siis mitte kükitamine, mis juhtub? Sul järjest raskemaks läheb see kükitamine, järjest kangemaks jääb liiges, järjest väiksem ulatusega saate seda teha. Et pigem nagu selline tark lähenemine oleks kükitada täpselt nii palju, kui sa saad, teha seda regulaarselt, võib-olla isegi mingi struktuuri järgi nagu jõutreeninguid tehakse, siis hakkavad head asjad juhtuma, võib-olla see kükitamise ulatus läheb järjest nagu edasi. Et tekib see mobiilsus ja jõudlus neid madala tasandeid taluda tagasi ja sa saad kükitada. Ja seal ka siis on ju, et sul on võib-olla baasolek on näiteks valu mõttes 3, kükitad, läheb võib-olla 6 peale ja siis kuidas sa hindad, on see, et ta läheb pärast tagasi 3 peale. Peabki tagasiside teel olema. Mina alati annan selle nagu mingi jälgimisskaala või tagasiside skaala nagu patsiendile. Et mina ei saagi öelda, mis mina saan spetsialistina teha, ma saan näiteks kükitamist anda kergema ja raskema harjutuse. Inimesel võib ka liigeshaiguste korral olla, mis on väga levinud tegelikult, et mõni kuu on oluliselt kehvem, siis läheb jälle paremaks. Et siis, kui tal on hea, saab treenida, siis teebki raskemat variatsiooni, et ta saab seda jõudlust paremini üleval hoida. Kui tal on väga halvad päevad, siis ta peab oskama ka kergemalt liigutust läbi teha, sest kui tal on väga halvad päevad ja üldse midagi ei tee, mis siis juhtub, et siis hakkab jõud väga kiiresti kaduma, et kui sa suudad kergemalt teha, kohandatud teha, et see on nagu hästi. Ja mul väga paljud inimesed ütlevad, mina küll kükitada ei saa, aga kui me leiame selle sobiva harjutuse, kas või tooli peale istumine ja tõusmine, see on ka kükitamine, me lihtsalt teeme selle kõige raskema osa kõige lihtsamaks, eks ju, kus sa oled nagu all. Ja mida madalamale toolile minna, et seda rohkem sa saad nagu progresseeruda sinna suunas. Ja kui regulaarselt teha, siis keha üldjuhul areneb. Ja puusadel on ka siis kõige parem? Üldjuhul kükitamine. Puusadel tihtipeale häirib ka see, et ei saa enam sokke või saapaid jalga tõmmata. Et siis puus peab nagu roteerima ka nagu eest ära, et kui sa istudes ette kummardad ja on juba raske sinna nagu saada või mõni inimene ei saa isegi puusavarule enam küüsi lõigata, eks ju, et siis need on need tegurid. Ja õlavalu puhul on ka, et kõigepealt lihtsalt ürita tõsta, siis võib-olla mingi hetk saad mingi väikse raskuse panna. Ülakeha ülivähe treenitakse. Naised, võtame naised ette praegu. Naised treenivad väga palju, ma näen ainult alakeha. Miks? Et ülakeha vajab ka nagu koormused. Ja kui me siin õlad toome, siis me näemegi, et meestel on vastupidi. Mehed treenivad väga palju ülakeha, aga alakeha nagu ei teeni. Et ma saan aru, et seal on mingid nagu sellised iluideaalid, mida üritatakse nagu, mille poole nagu üritatakse nagu püüelda. Ja hirmud, et ma lähen liiga suureks. Ja, aga tegelikult, kui me toome selle välja, su õlg vajab ülepea liigutusi, ta vajab koormust, ta vajab nagu lihasjõudluse all. Kui seda üldse ei tee, eks ju, sellest hirmust, siis sul esiteks sa hoiad selle hirmu tõttu juba omal madalama võimekuse vanusega ja mitte tegemisega langeb veel ja lõpuks on liiges kange, et enam ei saa nagu midagi teha. Et minu arust nagu võiks nagu mõelda nagu pikas perspektiivis juba ette, nagu sa tõid väga hea näite. Ja
nendest hirmud võib-olla enam ei olegi hirmud, kui sa mõtled, et on märksa olulisemaid asju, tervis, see, mille pärast nagu muretseda. Ja pigem need hirmud on ka võib-olla, nad ei ole isegi nagu alati põhjendatud. Ma ei tea, mina mehena näiteks mõtlen, ma ei tea, mulle meeldiks, kui mu naine oleks terve ja tugev. Ma ei tea, kuidas mulle saab mitte see meeldida, et pigem võib-olla ma näen, et inimesed nagu peegeldavad seda, et on mingi iluideaal olnud, et äkki meestele ei meeldi, kui ma olen lihas. No miks? Milline mehele ei meeldi? Et võib-olla tõesti on selliseid mehi, aga äkki see ongi see mees, keda sa ei vaja. Et tahaks ju olla, et me kõik oleme nagu hästi treenitud. Aga see hirm ikkagist jah, kui sa vaatad, et mõned naised, kes tõesti ju tegelikult leivanumber on ju olla käia nendel võistlustele niimoodi, et nad on hästi nagu suurte õlgadega ja hästi lihaselised ja see oli minu hirm ka kusjuures selle ülakeha treenimisega. Siis ma mäletan, kuidas mul oli meestreener Sten Põltsa, mis ta oli niimoodi helle. Ma ei tea, mida sa tegema pead. Ja nagu jah, et ma arvan, et tegelikult seal on ka mingi sellised nagu põhjendamatud hirmud täpselt, et sa pead jõhkralt vaeva nägema, et niimoodi saada. Aga see ongi vist see, et kui sa sotsiaalmeedias vaatad ringi, siis fitness tähe all ongi sul sellised lihaselised naised. Ja siis sa mõtled ise, kui sa hakkad raskuseid tõstma, et siis tekib see sama, et tegelikult me vajame sotsiaalmeediasse märksa rohkem nagu kehakuvandi parandamiseks normaalseid inimesi, kes tegelevad jõutreeninguga. Et siis sa tegelikult näed, et sul on pigem tervis parem ja nagu hea võimekus ülakeha, mitte et sa ei lähe liiga lihaseliseks, et me vajame rohkem seda, aga see on meil olnud see, et alati jõusaali nagu seostatakse mingi nagu sportimise või kõige muuga. Meie jõusaal on tegelikult kõigile loodud ja see on minu arust ideaalne keskkond, kus sa saad täpselt vastavalt oma võimetele nagu valida raskused, kus nagu ka algajana väga kergesti nagu progresseeruda. Et me tänapäeval peaksime muutma seda aru saama, et meil ongi ainult jõusaal sportlastel, see on kõigile. Jaa, väga nõus. Sten on su treener siis? Oli jah. Tervitused Stenile, minust ta ka väga hästi jagab nagu head vaadet. Ma olen vaadanud viimaseid postitusi, et siis ta ka nagu on treenerid, kes väga hirmutavad mingite liigutuste osas ära. Sten väga hästi ütleb, et tehnika sõltub väga palju nagu ka eesmärkidest, mis sa nagu teed, et sellised väiksed keelud nagu mingitel harjutused juures ei ole alati nagu põhjendatud. Sten ongi siis see, kellega ma olen teinud siis jõusaalis või jõutreeningust saate. Nii, aga see valu pool, ma ise tihtipeale tegelikult, kui ma mõtlen ka, et näiteks mina tunnen vahepeal sellist krõksumist, näiteks eriti kui ma teen nagu õlalt surumist ja siis sellist hästi ebamugavat tunnet. Ja et see on siis ühesõnaga okei, ma saan sinu jutust aru. On ju, sest pärast... Kui ta ajas ei ägene, kui ta ka ajas näiteks ägeneb, siis alustad nendest tegevustest, mis sul on mugavad ja siis jälgid ajas. Tihtipeale mul näiteks ka, kui ma ei ole tükk aega trennis käinud, ma tunnen, mul õlgadel läheb raskeks nagu see ülepea liigutus. Käin regulaarselt trennis, ma enam ei muretse selle pärast ja läheb nagu kergemaks. Et teinekord ka, ma nüüd mainisin, et on see spetsiifilised efektid, täpselt seda asja pead tegema, aga teinekord ka mitte spetsiifiline treening ikka töötab, et tee neid asju, mis su kehaga sobitub esialgu. Et kui öeldakse, et no pain, no gain on ju, et siis, et see ei pea olema valus, aga see on okei, kui ta on valus, kui ta läheb pärast tagasi. No pain, no gain ja on parem nagu... No pain, no gain, öeldakse. Sportlastel on eriti see, et nemad võtavad valu nagu iseenesest nagu, et käib asja juurde, aga nemad on need, kes võivad isegi üle teha, et nendel on nagu oluliselt rohkem ülekoormussündroome, et seal tuleks jälle võib-olla nagu teada, et mõnel juhul on targem natuke vähem teha või siis kui sa tahad nii palju teha, siis sa pead suurendama oluliselt oma taastumist või midagi sellist. Et on kohti, kus on, aga tavaliselt tagasisidestamise teel saab väga hästi nagu aru, et kui ajas läheb kogu aeg paremaks, siis on hea. Ja tegelikult ikkagi kõige olulisem on, et kui sa täna üldse ei liigu, siis liigu natuke rohkem. Et igal juhul liigu, on ju, ja võib-olla nagu jah, ma arvan, et see valupool on nagu hästi oluline selline sõnum, mis on vaja öelda või kuidagi enda jaoks mõtestada lahti. Ka haiguste pool. Me näeme, et need inimesed, kellel ongi valu või mingi krooniline haigus, nad on väga haavatavad mitte liikumise nagu osas. Selle tõttu mulle õudselt meeldis, kui Maailma Tervishoiuorganisatsioon lõi liikumissoovitused, siis ta eraldi sõnastas nad ka inimestele, kellel ongi mingi krooniline haigus või mingi puue,
et see on kõigile, et see ei ole ainult tervetel inimestel, sest paljudel inimestel ongi selline kuvand, et spordi tegemine on ainult sportlastele, et ei ole, et see on kõigile. Ja teine osa, mis võib-olla ka nagu võib tekitada inimeses sellise tunde, et nagu ma ei tea, kõik ütlevad, ma pean käima 2-3 korda nädalas jõutrennis ja siis ma pean tegema hiit-trenni nagu nii palju minuteid ja siis ma pean seda zone 2 tegema veel on ju 150 minutit nädalas ja siis ma peaksin tegelikult pilates tegema süvalihaste jaoks ja siis võib-olla joogat, et meditatsiooni jaoks, et mis sa nagu selle kohta ütled, et tegelikult on ju aeroobsel on oma koht, hiidil on oma koht on ju sellisel nagu mõõduka intensiivsusega treeningul on oma koht, jõutrennil on oma koht, aga et kui inimesel on niimoodi, et issand, see on nii overwhelming ja millal ma üldse jõuan nagu kõige selleni. Sa tõid väga hea punkti praegu välja, et tänapäeval meil on hästi palju viise nagu asjade mõõtmiseks ka, et kogu aeg ütleb mingi kell, et kui täpselt mis tsoonis sa olen, hästi palju reegleid liikumise osas, et ära jumala eest valesti tee niimoodi ja nii on kõige parem ja meedias ka kõik nagu promovad oma nagu viisi. Et sa tõid väga hea punkti välja, et see ongi natuke overwhelming. Mina tavaliselt, kui ma alustan inimese nagu liikuma saamisel, siis me katsume kõigepealt välja selgitada, mis inimesele üldse meeldib teha ja sealt nagu edasi minna, et mõni inimene, ma ei tea, sunnib ennast näiteks jõutrenni tegema, aga ta tegelikult võib-olla tahab hoopis, ma ei tea, mingi tantsimisega tegeleda, tal on võib-olla mingi sõbranna, kes käib rahvatantsutrennis. Rahvatantsus sa saad ka luudele väga hea koormuse, saad lihased heasse vormi, seal ka tõstetakse, inimesed saad ülakehale, et võimalik, et see annab juba su nii aeroobsed kui jõutreeningu elemendid juba paljud nagu kätte. Et alusta pigem sealt, mis sulle meeldib. Nende mõõdukate intensiivsustega ja jõutreeningutega, seal on ka nagu 2 poolt. Ühelt poolt me teame, nad on efektiivsemad tegelikult, et need 2 nagu tõde võivad samaaegselt eksisteerida. Me teame, et nad on efektiivsed, aga teiselt poolt sulle võib ikka tunduda, et see nagu sinna intensiivsusse minek on nagu vastik või mingi jõutrenning tundub väga nagu hirmus, et need võivad koos ka nagu olla, et sa lihtsalt tead, kuhu suunas võib-olla püüelda, kui sul on parem, aga alusta sellest, mis sinu jaoks on kättesaadav, realistlik, mis sulle meeldib, need on kõige olulisemad. Peaasi, et sa tunneksid ennast hästi, algajana ka, kui sa saad igast liikumise ampsust või trennis saad hea positiivse tunde, see paneb sind tagasi tulema sinna nagu trenni, et algajal tuleks nagu rõhuda selle liikumise nagu armastuse vastu nagu rohkem, et see, mis sa teed, see hakkaks sulle nagu meeldima, et seal on hoopis teised tegurid, neid reegleid ei olegi võimalik nagu niimoodi jälgida. Seal ka tegelikult on ka, et kui sulle näiteks ütled, et sulle jõutrenn ei meeldi, aga näiteks mina läksin Steniga jõusaali ja mulle väga meeldis, et ma võib-olla ei ole leidnud ka seda inimest või seda, kes mul tegelikult näitab mulle, kuidas seda ala armastada. Väga hästi, just tahtsin sinna jõuda, et juba väga hästi tegelikult ütlesid kõik ära, et teinekord armastus tekib ka tegevuse käigus, eks ju. Jõutrenning on tegelikult maru põnev ju. Mulle väga meeldib. Ja seal on nii palju nüansse, asju, mida nagu jälgida, oma keha nagu tunnetada, kuhu suunas nagu arendada, et võimalik, et see tekib ka sellest, et sa lihtsalt ei ole proovinud. Et teine nüanss ongi see, et lihtsalt nagu proovida neid asju rohkem, võib-olla hakkab meeldima. Ja võib-olla sulle ütlesid ka, et võib-olla sa ei ole leidnud õiget treenereid, sest mõne inimesega lihtsalt ei ole klappi, et siis proovi kellegi teisega, aga kui sa juba tead, et sul on nii väärtuslik ja kasulik ja oled seda oma kehal nagu efekti näinud, et siis see paneb nagu püüdlema ka kuhugi suunas, et me ei saa ka täitsa käega lüüa, et miski ei meeldi, ära tee siis midagi, et alguses tuleb ka teinekord natukene nagu võib-olla leida see jõud endas, et sinna nagu minna. Tänapäeval eriti on juba see sotsiaalne ärevus juba selle jõusaali ees nagu kasvamas inimestel. Aga nagu sa enne tõid minu arust väga hästi, et ka seal ongi see närvisüsteemiga töö ju. Et alguses on ta nii ebamugav, äkki kõik vaatavad, ma teen valesti, ja lähedki ja teedki valesti, keegi vaatabki ja siis on väga ebamugav, järgmine kord on natuke vähem ebamugav, siis on nagu võib-olla natukene ebamugav ja siis mingi hetk sul on nii, et mul on täiesti savi ja ma tantsin jõusaalis. et see on ka see, et su närvisüsteem tegelikult harjub ja see, mis tundus alguses ebaturvaline, aga nagu võib-olla selliste nagu sotsiaalse poole pealt enam ei ole, sest sa oled enda alateadvusele kuidagi tõestanud, et see tegelikult ei ole ebaturvaline. Psühholoogid kasutavad seda sama nüanssi, et sa ei saa vältida midagi, sa pead nagu siukse järk-järgulise nagu turvatunde järgi sinna nagu progressiooni tegema. Täpselt sama on koormusega. Et sa tegelikult koormusega ka pead lihtsalt andma harjumisaega.
Paljud inimesed, kes ei tegele mingi asjaga, kui ma hakkan neid nagu küsitlema või vaatama, miks, siis neil ongi mingi barjäär. Kas neil on negatiivne kogemus, kas siis sotsiaalselt treeneriga, võib ka füüsiline olla, mingi valu näiteks tekkis, miks ta arvab, et tal on kahjulik. Et siis tulebki seda nagu adresseerida, et seda kogemust, leida need barjäärid üles, miks inimene ei liigu ja siis luua nagu sillutada tee, et ta saaks sinna liikumise juurde tagasi. Aeg on nii kiiresti lendanud. Mul on üks hästi oluline küsimus veel, mis ma kindlasti tahtsin su käest küsida. Kas venitama peab? Võib mingitel erialadel võib ta isegi nagu kasuks tulla, kui sul on väga head liikuvust vaja. Enamik inimesi saab venituste efekti jõutreeningu sees tegelikult ära teha. Sa teed selle täie amplituudi liikumisega, on ju? Ja amplituudiga aeglaselt ka alla langusfaasis, et siis sa tegelikult lihast ka venitad, see on leitud samamoodi liikuvust parandama, pluss sa saad jõu nendes amplituudides, kus sul jõudu ei ole, et siuke puhtalt passiivne nagu venitamine alati võib-olla ei anna sul selles liikumisulatuses, mis sa nüüd juurde saad, ka mingit kontrolli või jõudlust nagu juurde. Et minu arust on nagu enamikel nagu targem selle läbi ära teha. On kindlasti ka müüte, et venitamine aitab, ma ei tea, vigastusi vähendada. Meil, kus see müüt tekkis, seal on ka nagu põnevad alustalad, et see tekkis jalgpallis kõige dominantsemalt. No jalgpall on kõige suurem spordiala meil nagu üldse. Et seal siis esmakordselt võeti grupp jalgpallureid ja pandi nad tegema jõuharjutusi ja venitusi. Ja siis leiti, et no praktiliselt poole vähem on vigastusi, et vigastuse riski aitab vähendada. Ja siis, kui meedia tuli oma kaameratega kohale vaatama seda, siis tollel momendil just, kui sportlased tegid venitusi, et kaamerasse jäi see, et venitused aitavad, et sealt inimesed võtsid kaasa, et venitama peab. Keegi on tollal isegi kontrollinud, et kui me venitused ära võtame ja lihtsalt teeme jõutrenni, me saame sama suure efekti, et lihtsalt teeme täis amplituudiga, et sealt võib-olla tekkis see esmane nagu seos, et venitama nagu peab. Tegelikult ei pea, enamik saavad jõutrenninguga hakkama. Kui su spordiala nõuab mingit väga suurt liikuvust, ma ei tea, oled tõkkejooks ja sul on vaja tõesti, et see jalg tõuseks oma reie tagaosa lihaste elastusega üle, et siis sa võid venitamist lisaefekti nagu saada. Ta ei ole ka kahjulik. Jah, et ma arvan, et see ongi võib-olla see, et kuna tänasel päeval inimestel on ülikiire kogu aeg, et siis võtta see, et ma pean ju ennem nagu venitama, pean pärast venitama, jälle võtab selle aja ja siis inimesed mõtlevad, ma ei jõuagi minna. Et tegelikult ebavajalik stress. Ebavajalik stress, täpselt on ju, ja neid kohti on tegelikult väga palju. Mida rohkem ma loen ka teadust, seda rohkem mul tegelikult tunneb, et kõik see liikuma asumine tegelikult on väga lihtne. Ja isegi nende valu korral meil on põhjust olla üsna positiivne, et su keha nagu kohaneb. Lihtsalt see ebavajalikud reeglid ja kõik mõned selle liikuma asumise ümber või valu ümber, mis me inimese annale, hoiab täpselt samamoodi tagasi meid tegelikult liikumise eest, täpselt nagu sa ütlesid, et lõpuks ma siis nagu ei lähe. Et kui me lihtsustaksime seda käsitlust enamikele inimestele rahvatervise eesmärgil, siis inimesed, ma arvan, oleks märksa kindlamad liikuma asumisel ja ka valu korral liikumisel. Nii lahe, nii aitäh sulle, Taavi, selle info eest. Ma arvan, et see oli nagu lihtsalt nagu spot on ja sinu sotsiaalmeediaga aitäh, et sa teed seda nii lahedalt omal viisil. Kust sind leiab? Aitäh, läks väga südamesse. Leiab enamjaolt Instagramist ja Facebookist @füsioviis. Täiega soovitan jälgida, sest seal oli veel tegelikult kas teemad, mida ma ei jõudnud täna katta, et kas ülekaalulised võivad joosta ja ühesõnaga, et seal on nii palju nagu huvitavaid nüansse ja selliseid käsitlusi, et aitäh sulle tänase saate ja oma panuse eest. Aitäh! Ja aitäh sulle, kes sa kuulasid. Ma arvan, et sa nõustud minuga, et tuli väga-väga vajalik saade, mida võiks lasta juba esimeses klassis noortele lihtsalt hariduslikul eesmärgil kuulata. Palun saada see saade ka oma kõige ägedamatele, lähedasematele inimestele, et ka nemad liiguksid. Vahet ei ole, kas nad on siis 20 või 80, sest nagu sa kuulsid, siis vanusel ei ole siin midagi pistmist, kõik peame liikuma. Ja kui sa ei ole veel Terviseprogressi jälgija Instagramis, siis leiad Terviseprogressi nime alt. Ja mis siis muud kui järgmise korrani.